No tere! Ilus, karge tööpäeva järgne õhtu. Nädala sees, neljapäev. Mõnusalt lumine. Mõnes piirkonnas juba nädal aega lund on. Vist. Meil vaheldub eduga. Jaa. Kord tuleb, siis sulab ära. Sulab ära. Aga mis meil siis täna plaanis? Täna on jah, kohe näete, seljakotid seljas. Mõlemal nodi täis. Igatahes täna on see päev käes, kus meie hakkame tegema siis seda kalakotletti. Jah, nii-öelda kõik need särjed, mis meil üle on jäänud, on kaasas. Ja suured tänud esmalt kõikidele kommenteerijatele, kes häid retsepte nippu andsid. Et ega tänu teile me täna seda asja siin ette hakkame võtma teatava ettevalmistusega, et varem ei ole sellega tegelenud. Aga enne tahaks veel tänada ühte meie vahvat vaatajat, kelle nimi on Ain. Täpsemalt suur aitäh sulle, Ain, rahalise toe eest, et me kunagi ammu panime siia kanali kirjeldusse ühe pangakonto numbri. Noh, see number on seal kaua aega olnud, aga nüüd oli üllatav vaadata, et sinna oli üks vahva täiendus tekkinud. Number oli suurenenud, nii et igatahes väga tore, suur aitäh veel kord. Aga kui keegi soovib liituda meie liikmesuse programmiga, siis see on alati aktiivne, et oleme siin aktiivselt lisamaterjali postitanud videodena ja teeme seda edaspidigi. Kindlasti hakkame sinna postitama ka igasugu õpetusi, nippe, trikke, enda kogemustest lähtuvaid katsetamisi ja nii edasi. Et kes soovib meid toetada nii-öelda püsivalt väikse panusega, näiteks 3 eurot kuus, siis see võimalus on kogu aeg aktiivne. All on see liituge nupp ja seal on juba edasised juhised. Üks kohakene on nüüd meil välja valitud. Siin on mõnusasti lage, ruumi ja ega siis midagi, teeme väiksed ettevalmistused ära ja siis vaatame, mis siis edasi täpsemalt saama hakkab. Võt Preilile kohe kiiresti tool välja, et ta saab veel viimased päiksekiired kinni püüda. Aga ei, tal on ülesanne. Täna on meil üks uus asi kaasas. See on siis Preili vastutusalas ka. Kui ta varsti näitab. No näed, mõni võib-olla kohe mõtleb, et miks me nüüd seda kõike siin hakkame õues tegema. Aga ma kohe ütlen vastu, et miks mitte. Esiteks ilus päike. Teiseks, kui oled nagu nii selline tubane tööinimene, siis tead jumala eest välja saamine, looduse saamine on nagu ekstra narkootikum. Ja sa oled laksu all, jah? Ahah, jah, ma olen juba hapnikust laksu all. Et sõltlase asi, sõltlase probleemid. Eks me natuke sõltlased oleme. Ja eks me natukene show'd ka teeme siin. Eks räägime ausalt. Ka alati ei viitsiks täpselt kõike nii teha, kui ei filmiks. Et eks see show element käib asja juurde. Ja mis siis kõik on? Ega siin on nüüd kooke. See on minu. Ahah. Minu kotis. Just ütlesingi, et mis ma nüüd vastu pean andma Preilile, et mina saan vastutasuks teha talle hakkliha kas või, kui vaja. Ma ei taha sinu hakkliha. Ei taha, minul on hakkliha masin kaasas. Okei. Jah, igatahes hakkliha masin on kaasas ja vaatame, mis temaga teeme. Aga esmalt, paljudele tuttav kotikene, aga võib-olla ma ei tea, kui hästi kaamerast aru saab. Tundub, suurem on. On natuke suurem, jah? Nagu tundub, suurem natuke. Okei, ma annangi nüüd selle sinu vastutusalasse. Ja nüüd Preili vastutusalas ja sinna alla läheb tegelikult veel üks asi. Ahah, see on siin. See on tulekindel riie. Igaks juhuks harjutame. Praegu veel nii hull ei ole, aga varsti seda enam on see ikkagi oluline. Et tuld tuleb alati teha targalt ja ohutult. Ja eks me siis siin kasutame seda ilma ära. Seda vara kevadist külma ilma. Meil on siin miinuskraadid praegu ja saame sellega hakkama. Vot jah, selline suurem elukas. See tuleb nüüd lihtsalt läbi põletada see kile siit ära.
selleks on meil... Kile ära kakkuda, ma ei tea, kui hästi tuleb. Ei tule, ma mäletan väikese puhul ei tunta. Võib-olla jah, proovi. Kus on rohkem asju. Peegel. Ja. Saad teinud peeglist vaadata. No näed, väga multifunktsionaalne. Praegu ta on veel ilus ka, et esimese korra rõõm, et saab teha kosmeetika ka ära vaadata, kas nägu ja välimus ikka on kaameraks sobiv. Tänane abiline on siis meil jälle see Nordic kokkuvolditav käsisaag ja sellega siis siin natukene kuivanud kuuse halukesi järkan, et saab siis selles risupliidis põletada. Risupliit on jah selles mõttes hea, et ei jää siia nagu kokkuvõttes mingit jälge ja see maapind on ka niiske, et saab natukene turvalisemalt, ohutumalt ja paremini seda lõket teha ja ka kindlamalt. Et ta ei ole nii laiali valguv ja ei pea suurt lõket tegema, et risukas sa paned oluliselt vähem materjali, sa saad oma toidud ja asjad seal kenasti ära teha. Nii, natukene puid juba valmis. Vot selline samasugune, aga siis ta on jah kolmandiku võrra suurem. Saab siia rohkem seda kuumust sisse ja püsib pikemalt põlevana. Ei kustu nii kiiresti ära. Eks me jah katsetame, näitame. Aga mis nüüd edasi? Preili tuli ka kindlasti sellepärast, et ega mina ei ole väga kotlette teinud kunagi. Ja mul on vaja mentorit, juhendajat, aga esmalt ma panengi siia laua peale kõik asjad valmis, ehk siis etapiliselt vaatame, mida siis siin vaikselt ette valmistada. Esmalt siis kalad, siin on natukene siis sealiha pekki ka või sellist pekisemat osa, eks me näeme, et kuidas siin kulgeb, sujub, kas on vaja hakkliha-masinale siis panna juurde, vast on. Siin on mul täna siis erinevaid kausse. Muideks tellisime juurde siis selliseid kaasaskantavaid 3-kohalisi munakarpe. Ja siis on mul selline vahva punane kohver, aga küsige, kust ta pärit on. Ei, mis siin sees on olnud? Ei tea, teise ringi poed aitavad ja siin on lihtsalt mul praegu väiksed töövahendid, et nüüd ma teen täna kahte moodi, ma mingi osa fileerin. Kui mul natuke suuremad särjed, siis need ma proovin fileerida ja väiksemaid siis paneb koos luudega, et vaatab, kuidas siis erinevus tuleb, et kas see hakkliha-masin saab luudest jagu või mitte. No küll ta saab. No võt, ja siin siis ootab meid. Vene masinad saavad kõigest jagu. Jah, meil on siin täitsa Vene masin kaasas. Selle ma saan siia pärast niimoodi külge kinnitada ja ma arvan, et me saame hakkama. Jah, nüüd on seis selline, et siin on nüüd natuke sellised suuremad särjed. Siis ma panen ühte kaussi ja siin on siis nagu pisemaid, et pead ma võtan ära, aga need siis lähevad täielikult koos skeletiga ja need siis ma üritan siis siit niimoodi peenelt noaga lõigata, spetsnuga ka kaasas. Ja preili valvsa pilgu all, kõik saab juhtuma. Ja tema on muiduks väga hea kotletimeister, tema teeb väga häid kotlette. Aga mitte kalast, vaid sealihast. Jah, tavaliselt need saavad ühe õhtuga otsa, kui ta teeb. Võis teha? Nuga on siis mul selline. Oi, kui terav. Ma ei ole teda varem kasutanud. Peaks olema siis fileerimisnuga. Ja noh, eks ma siis ei ole kunagi ka fileerinud väga, aga noh, siit see õnnestub. Midagi saab seda massi nii hästi kui saab. Praegu siis sellist puhast fileed on ja noh, peaaegu puhast, mõned luud on võib-olla sees sai, siis selliselt võtsin pead ära, jätsin veel nii-öelda need
rümbad siis siia alles. Et neid saab võib-olla ehk praadida, vaatame, katsetame esmalt seda akliamasinat nende väiksemate kaladega, et pead võtan ka ära jälle ja siis peaks 2 korda läbi laskma. Eks me siis vaatame, mis esimene kord annab tulemuseks. Ja mul on ilmagi ikka vedanud. Meil oli plaanis eile tulla, aga eile oli selline torm ja vihma kalla, see 7 meetrit sekundis tuul, et preili oleks siin juba ära külmunud pole. Nii rahulikult istuksin, jah? Jaa. Vot ilus, see on nüüd metsarestoran, et laud on vaja natuke suuremat, see mahub rohkem asju korraga peale. Aga saame hakkama. Mis asju sul siia veel vaja on? Ma ei tea, nüüd peab vaatama, kuhu ma selle akliamasina kinnitan. Proovime ära ja eks ma siis näitan. Nii, ja mina lõikan siis kääridega uimed ära. Kes iganes metsloomakestes selle uimekese siit kätte saab, närilistest siis. Käed isutada? Jah. Jah, kääridega nii ära lõigata. No nii. Ohutult. Nii, nüüd on asi no nii. Lõpetama niitamine üks kord ära. Ei saa. Järgmist Ilma ei tule ikka, jah. Ma ei öelnud ju praegu, mõtlesin järgmist ülesannet tuleb teha hästi peenelt ja rahulikult, sest meie temutool, temulaud ei ole mõeldud akliamasinaga töötamiseks. Aga no proovime. Et ega ma arvan, et need kalad ei ole nagu nii raskesti läbilastavad nagu need igasugused lihad, sealiha. Aga vaata, pekki tuleb ka vahele panna, kui on vaja. Kui jääme hätta, siis siin ongi mul, ma ei ütleks, et ta päris pekk on, siin on võib-olla kamar või selline, et on selline liha, millel on sellist pekki ka, kõvad pekki natuke maas. Kelli kätte. Anna, tilgub. Jah, aga vaatame, proovime algusest niisama. Ja ega siin midagi. Ei, sa peab pigem seda lauda kinni hoidma. Ahah, no kuule läheb küll juba siit vahele. See nahariba seal ei taha sellel kausil lasta väga olla, jah? Jah, võib-olla ma selle nahariba üldse võtan ära. Ma panin see ühe nahariba vahele. Lauda mitte kahjustada, aga... Jah. Ma proovin. Meie katsetame ära, siis teil on lihtsam. Arendustöö, jah? Jaa. Et kui lauaga ei saa, siis peab ikka loominguliselt vaatama looduse poole. Praegu sai see siia ühe roika külge kindlamalt pandud. Et miks mitte. No vaatame siis siit. Operaator kohe näitab pealt poolt, kuidas need kalad siis siin nüüd ennast üleval peavad, aga võtame selle siit ära, et saab küll. Natuke peab kalu aitama, jah. Noh, siit teiselt poolt tuleb täitsa midagi tuleb. Vahepeal tuleb lahti, siit tuleb keerata, et mida on. Nii. Paneme siis kala juurde ja siis teeme lõpuni ära ja siis vaatame. Panen natuke saia ka, et seda siis siit edasi natukene survestada, et ta kõik siit välja tuleks. Ma enne ei hakka panema seda fileematerjali, ma võib-olla ei pane ka seda suuremat kala, et nüüd praegu teist korda juba läbi. Saame siit võib-olla 3 kotletti kätte, teisest ka 3 ja kokku 6 siis juba. No teisest nii hästi vist ei lähe. Miks siis näha? Fileed ei olnud nii palju. Miks siis näha? Kui näha, siis tegelikult lasin suuremas osas, siin on nüüd see luuvaba filee, aga need luud ei olegi enam väga probleemiks. Ja ma arvan, panen kõik kokku ära. See luuvaba näeb ilusam välja. Jah, aga siin sai natuke saia ka, et nüüd kogus on siin. Muidugi mul on siin masina sees ka veel. Masin tuleb ju nüüd lahti keerata ja siit seest ka kätte saada.
nii palju võimalik, jah. jah, kõige rohkem ummistas siis nahke. Aga noh, tead nii väikestel kaladel raske seda nahka ära võtta. See on fileerimine nii raske. Igatahes ma vaatan, natuke saan siit veel kätte ja siis vaatame edasi. Käebid ära ja siit siis veel keerve ka välja. Ma midagi, kuidas see nimi ongi, see ongi selline keerme detail. Ja, täpselt nime. Ja see ka puhtaks. Ja siis siin siis see koogel-moogel on päris tore, aga siit saame oma isu täist. Vaatame nüüd, kas pisaraid ka näeme. Kas hakkavad mehed metsas nutma? Ei hakka veel. Prillid ees, kaitseprillid. Ega mul neid prille vaja ei ole, ega mul on -1 on nad. Aga las nad olla, näen paremini. 4K-d. Aga jah, sibul läheb sisse ja siis läheb, mis see veel läheb? Muna või? Paneks see muna siis äkki ja... Kuna see riivsai läks? Riivsaia või kas sul jahu ka on kaasas? Jahu ei ole, jahu küll ei ole. Äkki siis tuleb riivsaiaga teha teda nii paksuks kui võimalik. Või nii paljuks kui vajalik. Okei. Palun, härra. Üks muna ka. Ühest piisab, jah? Võtta teine ka. Okei. Teeme siis nii munasema. väike. Jah, tänapäeval on väiksed munad. Väiksed on soodsama hinnaga. Okei. Ja kui just talumuna ei osta, siis pole väga Siia läheb vahet. piparsool ka, jah? Jep. Nii, ütle kui aitab. Ei, midagi. Igaks juht praegu rohkem ei pane. See on kalamaitset ka tunda. Pipart ka. Ma pean nüüd käsitsi panema, segama või? No lõpuks küll, jah. Okei, või siis riivsai läheb ka praegu või? No ta läheb siis, kui sa oled kõik segi saanud. Siis vaatab, kus ja palju teda vaja. Egas midagi, siis teeme väikse plöts-mörts ja... Ilusti segamini. Oi, praegu... Ja siis maitsed soole pipart. Ei, ma ei hakka seda maitsma. Praegu siin ma arvan küll, aga riivsaia ka, et natuke ei on plöga, liiga vedel. Saan aru, et ta peab natuke tahkemaks saama. Ma arvan, sa pead natuke veel panema. Ja. Muidu ei saagi seda kotletipalli teha. Nii enne, aga kui paneme kotletid peale, siis on friikate küpsetamise aeg. See pann, mis läheb niisama peale. Ei lähe niisama. Läheb küll. Vabalt läheb. Ei püsi vist väga. Vaata, võid panna selle resti ka. Jälle. Jah, sul on need kilepüksid. Juba teine. Ikka. Tänane teine auk juba. Teine reste. Tummisem. Okei, võib-olla püsib siin paremini. Nii. Viljem hakkab toimetama ikka sõnaga nii, jah? Jah, ma need lõikan kõik pärast välja. Ärge muretage, neid jääb väga vähe sisse. Võrreldes sellega palju teid praegu tuleb, siis teie näete tõesti ainult väga väikest käputäit. Nüüd läks mul kõik peale, 750 grammi. Ole mureta, nad saavad pooled saavad otsa ilmselt sel ajal, kui kotleti tehakse. No jah. No vot jah, selline vahva tööloom. Reili siis ajaviitaks ütleks, et teeksime rahesõda. Jah. Need on need nagu keeguks siin hunniku porol ja seda penoplasti ära lõhkunud. Täpselt kõik on selline, et keeguks nagu meeletus koguses lihtsalt tahtlikult tulnud ja metsa alla hunniku penoplasti puru ja laotanud. Jah, ei täitsa mõnus. Kell on juba 7 läbi. Pole hullu. Ilus valge. Päike on seal. Peaaegu valge on. Peaaegu tuulevaik on mõnus. Siin hakkab jah, see asi ikka varsti valmis saama. Siis... Kas ta küpseks ka saab? Jaa, siia läheb maitseaine. Mul on täna veel mingisugune äge kaste kaasas. Siis
läheb kotlet järgmisena peale ja siis on meil salat veel ja siis on meil magustoit ka, nii et tundub, et saab kõhu täis. Saab küll, enne koju ei lähe. Selge. Ööseks me ka ei jää. Või tassid. Ei no täna isegi jääks, ega siin ei ole hullu. Siin on täitsa ruumi, oleks telgiga. Tipiga ei viitsiks. Võtaks kuppeltelgi lihtsalt siia. Ei, külm hakkab. Madrats alla. Nii, friikas on valmis. Friika ma panen nii, jah. Niid ma lõikan ära pärast. Niid, vaata see. Küll sul on palju lõikumist. See sõna nii aitab mul nagu kuradi seda. See sõna nii aitab mul nagu mõtet alustada ja sulgeda või lõpetada. Ta on kuidagi selline, käib selle paratamatult juurde. Mõned said natukene nüüd liiga palju seda leeki, aga pole hullu. Üldpilt on hea. Ja nüüd saab kohe hakata friikaid sööma. Aga noh, hakkab kotletti kõike tegema. Ole jääb ise natuke õli. Kas sa riivsaiast ka läbi paneerid teda või? No juhenda. Panen selle siia kõrvale riivsaia siis. Okei. See ei ole mitme asja määrimist. Võta tee üks kotletikene ja pane riivsaia siis. Hakkame siis siin palli tegema. Teeb ühe käega tegelikult. Hakka muidu 2 kätt ära määrima. Noh, see saab nüüd natuke sibulane, aga sibulan ongi hea ja siis ma arvan, et veeretame siin natuke. See on pall, lihapall siis juba. Pall, jah. Teeda lapikuks. Muidu ei küpse. Noh, sellised kakukesed. Päris hea. Niimoodi. Kalalõhn on, kui ma siin lähedal toimetan, et see on juba eriline tähelepanek. Ei ole jah seda kalakotletti nagu üldse mõelnud ka. Tänu teile vaatajad ikka see mõte jõudis sinna. See vist jah oligi ühelt vaatajalt ju, et tehti kotletti. Jah, oli küll nii, ma arvan. Retsepti küsitud ja retsept tuli ka teilt ju. Käsi on ka nüüd mul mõnusalt ära, kuidas siis öeldakse, paneeritud. Ahah, saaks selle ka panni peale panna, aga natukene siis. Äkki pesed 2 käega? Ei pese, ma pean filmima ka. Ei ole vaja hullu midagi, ma saan 1 käega hakkama. Aitäh. Ma arvan, et need on valmis ja panen siia natukene veel siis friikat ka peale, et mõned friikad said natuke rohkem vatti, aga pole hullu, et siis soojendan neid ka veel natukene lisaks kuuma panni peal, ega siis kuuma panniga serveeringi. Siin on siis juba väike ettevalmistus. Mis siin siis on? Ma panen selle kuuma panni siia. Kaste on nüüd jälle litist käisin, sain mingi french fries sauce. Noh, proovime ära. Salat. Siis preili selles termospudelis on mandariini mahle. Vot selline asi sai ka kaasa. No näed. Minul on täna siis selline kaasas söögitarvik. Näitasin üks video. Nii huvitav vahva. Ja ega siis peab vaikselt siis proovima, kuidas see kala välja tuli. Ettevaatlikult igaks juhuks, et äkki võib luusid olla. Ja. Eks me näe. Ja. Proovime kohe siis kotletti. Vast küpses läbi. Küpses küll. Noh, selline. Täitsa hea ju. Täitsa 5+. Noh, saab küll asja. Saab küll. Väikestest särgedest on jääda. Jah, natukene soola võib-olla ma pain ikkagi vähe, aga nüüd ongi hea mahe. Aga siis ei peagi soola väga palju olema. Jah.
meil mõlemal oli alguses taldriku peal sama palju rohelist. Mis toimub? See on tüüpiline preili ja salat. See ilmestab väga hästi preili läbisaamist. Tervisliku toiduga. No, ma ei teeks üldistusi nii palju. Aga miks sul nii suur hunnik on ja friikad on suht kadunud? Ei, väga hea, mul on nüüd kõõt täis, ma ei teagi, meil on kook kaasas, aga ma ei tea, kas ma jaksan seda kooki süüa. Sa sööd seda soolast nii palju, sa tead, et kook on ka endal olemas. No jah. Kell on 8. Vahepeal natukene siin pakkisime juba, teha ruumi kõhule. Enne kui siit tuttu tõmbame, siis on üks kiire Napoleon. Mina ei ole võtnud siit. Muidugi, sest mina võtsin. Lihtne. Siis kui ma ühes karbist teise ümber panin, siis ma proovisin. Ja hea oli. Proovi ka. Väike Napoleon. Aga jah, sööme siin natuke veel kooki. Kõik ära ei söö. Ei jaksa. Kui sa jaksad või? Muidugi ei jaksa. Nii, aga no näed, tegime ära. Et kalakotletid tehtud ja tore, et te siis ka vaatasite. On sul midagi kommenteerida? Väga head kotletid olid, proovige ka. Võite kodus proovida. Retsepti nüüd siit video pealt saate ilmselt kokku krappida. Jah, et väiksed särjed asjad saab küll neist teha. Et luusid ma tegelikult ei tundnudki. Kõik need väiksed särjed said niimoodi ikka läbi lastud, et ega luudega probleemi ei olnud. Täitsa okei. Natuke rohkem soola panin ise järgmine kord, võib natukene ka pipart juurde. Aga mina olengi natuke soolasem. Maitseasi. Ja minu jaoks ei olnud nii, võib-olla kala maitset oli minu jaoks natukene vähem, kui ma võib-olla ootasin. Nii, kala maitseainega järgmine kord kaasa. Vedelik kaasa, parfüüm niimoodi. Tooks rohkem seda särje lõhna ja maitset esile. Aga eks ta nii on igatahes. Kuidas sul oli? Kas sa ootasid rohkem seda kala maitset või? Kala maitset ma tundsin, aga natuke ikka oli võib-olla puudu. Et seda küll. Et kas siis siin väljas või ei tea. Natukene võib-olla kala maitset võib-olla oleks rohkem soovinud, aga võib-olla sellest särjest ei olnudki seda oodata. Seda ei tea. Loeme projekti korda läinuks, meie läheme siit nüüd välja. Tahtsin öelda ka, et kõik uued vaatajad, kes nüüd selle loodetavasti toreda video nüüd lõpuni vaatasid ja rõõmu tundsid võib-olla või huvitas selline tore projekt, siis hakake ka kanalit jälgima ja järgmine kord näete juba meid jälle. Igatahes tšauka ja järgmise korrani. Tšau, näeme.